Just real quick, did anyone see what Kanye West just said? Oh, please tell me you've been hacked or something. Okay, let's quickly talk about the sick, disturbing things that Kanye West is doing right now. Kanye West on kahtlemata üks kõige mõjukamaid tänapäeva artiste ja ma arvan, et tema muusikat ei unustata niipea. Mees, kellel on kõik. Autod, raha, maja, naine, pere ja kuulsus. Ainuke asi, mis tundub, et on puudu, on mõistus. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god! Oscar kirjutas meile kommentaaridesse, et me võtaks ette ja näitaks, millega Kanye West on hakkama saanud. Aga kuna seda on päris palju, siis me proovime, Oscar. Kanye on olnud artist juba väiksest saati. Ta hakkas 5-aastaselt luuletusi kirjutama, 3. klassis räppima ja 7. klassis muusikat looma. Ta käis tegelikult kunstikoolis, kus ta peagi paberid välja võttis, et alustada oma muusikakarjääriga. Ta alustas oma karjääri produtsendina ja juba paari aasta pärast tuli välja tema esimene album, The College Dropout. Kanye Westi fännibaasil on kombeks öelda, et vahet ei ole, mida ta korraldab. Ta tegi graduationi. Aga sellest graduationist hakkab juba veidi väheks jääma. Kui orkaan Katrina aastal 2005 hävitas tuhandete inimeste elud, tegi NBC suurte artistidega heategevuskontserdi. Ühes üritusega seotud otseülekandes läks Kanye täiesti skriptist mööda ja hakkas omi asju ajama. Sellest samast intekast tuli see legendaarne klipp. The spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. Miks ta seda ütles? Me ei tea, aga meediale see ei meeldinud. Kanyel on kombeks öelda kõva häälega, mida ta mõtleb, mis on okei, aga see ei ole siis okei, kui sa rikud teiste momendi ära. Kanye võitis MTV Euroopa muusika auhindadel parima räpiartisti tiitli, aga ta ei võitnud kõige kõvema musavideo auhinda ja see talle ei meeldinud. If I don't win, the award show loses credibility. I appreciate it, man. It's nothing against you. I've never seen your video. It's nothing against you. But hell no, man. 3 aastat hiljem ta tegi täpselt sama asja, ainult et Taylor Swiftile isiklikult. Juhuslikult jälle MTV auhindadel. Ta küll ei kaotanud Taylorile, aga tema silmis ei väärinud tolleaegne 19-aastane Taylor Swift seda auhinda. Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Taylor oli muusikamaailma beebi ja teised kuulsused olid täiesti jälestatud Kanye väljaütlemistest, kaasa arvatud Barack Obama. The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing? Why would he do that? He's a jackass. Nende aastate jooksul toimus üpris palju, aga selle jaoks, et see video ei oleks tund aega pikk, siis siin on teile väike ülevaade. Ta maadles fotograafiga ja sai tingimisi vanglakaristuse. Kakles Amber Rose'iga, kaevati autoriõiguste pärast kohtusse, ta tegi 3. korda seda sai vääri auhinda asja, vabandas Taylor Swiftile, aga hiljem võttis vabanduse tagasi ja ütles, et tal oli siiski õigus ja nimetas ennast jumalaks. Kanye avastas, et lollide asjade tegemine toob talle tähelepanu. Nii et miks mitte tweetida, et Bill Cosby ei ole oma kuritegudes süüdi. Kui sa ei tea, kes on Bill Cosby, siis see on mees, keda 60 naist süüdistasid enda uimastamises ja seksuaalselt ahistamises, mille eest ta läks ka vangi. Jällegi läks internet hulluks ja kõik rääkisid Kanyest ja paar päeva pärast seda tweeti tuli Kanye uus album välja. Šokeeriv! Me ei saa rääkimata jätta Taylori, Kim Kardashiani ja Kanye Westi vahelisest draamast. Kanye lasi välja laulu Famous, kus on lüürika. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? 'Cause I made that famous.
Taylor hiljem ütles, et tema arust need sõnad on veidi solvavad, aga Kim Kardashian pani üles videoklipi, kus Taylor Swift annab nõusoleku Kanyele laulu välja laskmiseks. See algatas 2 fännibaasi vahelise sõja, aga lõpuks tuli välja, et Kanye ütles Taylorile seal telefonikõnes hoopis teise lüürika. To all my Southside that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex. That's not mean. Okay. See on midagi. TMZ intervjuus ütles Kanye, et orjaks olemine oli valik. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? Kõigest paar kuud hiljem ilmus ta SNL saate otseülekandele kurikuulsa magamütsiga. Internet ei saanud aru, miks Kanye West kui mustanahaline isik toetab Donald Trumpi. 2020 osales Kanye Ameerika presidendi valimistel, mida ta ei võitnud. Selle ta elas välja Kylie lapse peal, kes oli tol ajal 2-aastane. Kui haige! 2021 läks ta lahku Kim Kardashianist, tahtis Kimi uut boyfriendi Pete Davidsoni läbi peksta, lõikas oma musavideos Pete'i pea otsast ära ja viskas Kid Cudi oma uuest albumist välja, sest et Cudi oli Pete'iga sõber. Kui Inglismaa kuninganna Elizabeth ära suri, postitas Kanye oma Instagrami story'sse: London, ma tean, kuidas te ennast tunnete. Ka mina kaotasin oma kuninganna. Keegi ei tea, kellest ta täpselt räägib, aga spekuleeritakse, et kas Kim Kardashianist või oma surnud emast. Igal juhul leidis internet, et see oli tibasolvav. Märtsimisväärselt kasulik on osta uus seade just märtsikuus. Näiteks selle nutitelefoniga saad kaasa märtsimisväärse kingituse. Korraliku uus kasutatud tipsüleri saab märtsimisväärse erihinnaga ning paljud muud tooted on märtsimisväärse soodustusega. Telia. Ja siis käis ta abordiprotestil rääkimas, kuidas abort on vale ja talle ei meeldi, et mustanahalisi tapetakse rohkem abordiga, kui neid sündida jõuab. Ja siis ta ilmus omaenda Pariisi moessuule särgiga White Lives Matter. I saw white people wearing shirts that said Black Lives Matter, like they were doing me such a favor by having a t-shirt that reminded me that my life mattered. I thought I returned the favor. Black Lives Matter on politsei jõhkruse ja süstemaatilise rassismi vastu võitlev liikumine, mis rõhutab õiglust, võrdsust ja mustanahaliste elude väärtust ühiskonnas. White Lives Matter on lause, mida on kasutanud väga küsitavad seltskonnad juba aastaid, et teha maha Black Lives Matter liikumist. Räppar Diddy ütles Instagrami videos, et see White Lives Matter oli küll nõme, mille peale Kanye vastas, et Diddy on lihtsalt juutide kontrolli all. Ja siis ta tweetis veel, et talle ei meeldi juudid ja ta ütles intervjuus, et Hitler polegi tegelikult nii halb. I see good things about Hitler also. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. See halb nädal viis selleni, et mitmed brändid lõpetasid temaga koostöö. Näiteks Balenciaga, Gap ja Adidas, kellega oli koostöös tehtud Yeezid. Adidase lahkuminekuga kukkus ta oma miljardäri staatuselt maha, sest et ta kaotas sellega 1,5 miljardit. 2023 tegi ta Instagrami postitusega avaliku vabanduse juudi kommuunile, kirjutades heebrea keeles, et ta ei tahtnud kellelegi haiget teha ja ta proovib oma vigadest õppida. Kas tõesti on tunneli lõpus näha valgust? Ja siis ta läks õhtusöögile Donald Trumpi ja Nick Fuentesega, kes on tuntud oma äärmuslike valgete vaadete tõttu. 2023 hakkasid ka ilmuma pildid Kanyest ja tema uuest naisest Biancast. Nendel piltidel oli Bianca natukene täiesti paljas. Väidetavalt oli Kanye ise see, kes riietas Bianca selliseks. Aga see oli alles Bianca saaga algus. Juhuu! Album!
ja väga palju paljast Biancat. Nüüd hakkasid inimesed juba päriselt kahtlustama, kas tegemist on vägivaldse suhtega, kus Biancat sunnitakse kandma neid tobedaid outfit'e, samal ajal kui Kanye on ise täiesti kaetud. Hakati ka tähele panema, et Bianca näeb tegelikult väga Kim Kardashiani moodi välja, ehk ta nagu karistab Kimi läbi Bianca. See, kus me praegu oleme, seda nimetatakse Kanye kõige hullemaks crash out'iks üldse. Ja see kõik juhtus 1 kuuga. 2. veebruaril ta ilmus oma abikaasaga Grammidele, kus Bianca võttis ennast täiesti paljaks. Internet oli šokis. Kas Kanye sundis teda selleks? Kas see on legaalne? Ja kummale abi peaks kutsuma? 7. veebruaril ta postitas X-i, et tal on võim Bianca suhtes, aga ka seda, et ta ei sundinud Biancat midagi tegema. Aga see polnud ainuke asi, mida ta 7. veebruaril postitas. Ta armastab Hitlerit, ta ei usalda juute ja talle ikka üldse ei meeldi juudid. Elon Musk varastas Kanye natsi svägi ära, ta on natsi ja kõik peaks imemata. 9. veebruaril ta hakkas lihtsalt pornograafiat postitama. Aga isegi tema suurimad fännid ei oleks oodanud seda, mida ta järgmisena teeb. Tegelikult võib-olla oleks küll. Ega siin imestada ei ole enam midagi. 10. veebruaril oli Super Bowl, kus Kanye ostis mitme miljoni eest reklaami. See oli telefoniga filmitud klipp, kus ta on hambaarsti juures ja saadab inimesi oma riidepoe lehele. Aga mis seal riidepoe lehel oli? Ainult üks toode. Särk, kus peal on suur must svastika. Ta nimetas seda oma parimaks kunstiteoseks. Peale seda trikki pani Shopify Yeezy poe kinni. 19. veebruar ta tuli X-i tagasi ja ütles, seedisin veits ja jõudsin ikka järeldusele, et ma pole natsi. Korraks oli ta Twitter kinni ja täna, 2. märtsil, paneb ta samamoodi edasi. Tundub, et ka Biancal on kõrini, sest väidetavalt nad lahutavad. Aga mis te arvate? Kas see on välja vabandatav käitumine, sest et ta on lihtsalt mentaalselt katki? Kas silma kinni pigistamiseks on piisav, et ta tegi graduationi? Kas sa arvad, et see on okei eraldada muusikast artisti, et sa saaks ikkagi tema laule edasi kuulata? Kirjutage oma arvamused kommentaaridesse.